uudis on see, et tänases messinurgas jätkame puukuuri ehitusega, mida me siin eelmisel aastal mitmel korral tegime ja täna liigume edasi laudisega. Laudisi teeme saematerjalist, tegu on siiski puukuuriga, et me mingit profiillauda sinna panema ei hakka. Nüüd üks nipp on selle lauamaterjali valikuga. Meil läheb tegelikult vaja 2 erinevat laualaiust. Üks läheb tuulekastile, millele me täna ei jõua, ja teine on voodrilauaks. Laua valikul pidage silmas alati seda, et näiteks just tuulekasti puhul vaadake, kui lai pind tuleb laudadega katta ja valige sobiva laiusega laud, sest et kui juhtub niimoodi, et see laua laius on väga ebasobiv, siis võib-olla on vaja kuskil nii-öelda väga kitsas lauariba pärast serva panna ja saagida, et see ei pruugi lihtsalt ilus välja näha. Need televaatajad, kes on meie kuuri ehitusele eelmine aasta juba hakanud kaasa elama, need enam-vähem mäletavad, kus me pooleli jäime ja tegelikult juures olevad pildid on näha, et siin on mitu tugevat sammu edasi liigutud, nii et ma räägin ära, mis vahepeal juhtunud on. No hakkame ülevalt allapoole tulema. Katuse nii-öelda sarikatega me tegelesime viimases saates, peale on saanud ka roovid ja esimesed kiviplaadid on peale paigutatud. No siin on paar siukest mõtet või näpunäidet, mida võib-olla võiks kaaluda, eriti kui me räägime nii väikesest projektist. Katusekivide paigaldamisel on tegelikkuses väga head juhendid ja öeldud täpselt, mis sammuga peab roov olema, kui laiad on kivid. Kõik need numbrid on olemas, aga alati on hea see üle kontrollida. Näiteks niimoodi, et kui siis roov panna, siis esialgu kinnitada mingisuguse lihtsalt kergema väiksema naelaga, võib-olla naelapüssigi peenema naelaga need roovid peale ja proovida need kivid sinna peale, et kas tõesti see mõõt klappis ja kas tõesti see kivi sinna peale ilusti istub. Nüüd teine asi, enamus laudist on juba peal. Täna räägimegi sellest laudise paigaldamisest. Laudis on siin püstlaudis ja siis selliselt paigaldatud, kus on laudade vahel vahed. Kuna juttu on sellest, et see tuleb küttepuude kuur, siis tegelikult siis peaks õhk läbi käima. Et puit saaks kvaliteetselt kuivada, ilma et ta liigselt hallitama läheks. Nüüd asume asja kallale. Meil on siin paar viimast lauda panna. Laudade paigaldamisel saab läheneda eriti püstlaudisele mitut moodi ja see on paar asja, mida tuleb meeles pidada. Esiteks, laudise alumised otsad võiks olla lõigatud nurga alla, et tekiks nii-öelda veenina. Et kui me nüüd alt lõikame laua täpselt risti, siis vesi, mis niriseb mööda lauda, hakkab kogunema sinna alla poole ja kiudu või puidu süüd pidi hakkab puidu sisse üles ronima, mis tegelikult tähendab seda, et see puit hakkab alt otsast kergemini mädanema. Nüüd selleks, et seda vältida, selleks lõigatakse laudise ots väikese nurga alla. Sellest alustame ka meie oma tänast tööd. Nii, selline on see kaldenurk ja siit siis on väga hästi nüüd näha, kuidas tekib see veenina, et kui see vesi nüüd siis selles suunas liigub, siis siit seda pinda pidi üles ta enam nii naljalt ei liigu ja hakkab siit serva otsast kohe maha tilkuma. No viimistlemine on meil klassikaliselt planeeritud Osmo värvidega, millele tahaks tähelepanu juhtida. Osmo tootevalikus on tooteid sisekasutuseks ja väliskasutuseks. Väliskasutuse tootest saab aru selle järgi, et purgi ülemine serv on roheline triip. Nüüd üks vahva uudis on Osmolt veel. Nimelt me kõik teame, et Osmol on värvivalik väga suur ja need toonid on üldjuhul kõik ilusti saadaval kauplusest. Küll aga on tihti lugu meil vaja saada mingit oma spetstooni, olgu see siis mõni sisekujundaja või arhitekt, kes selle tooni ütleb, või lihtsalt omal on vaja mingi teise tooniga see asi klappima saada ja toonimisvõimalust pole seni olnud. Hea uudis on see, et toonimisvõimalust tuleb. Hetkel ma ei oska teile täpselt öelda millal, aga fakt on see, et meie juba nii-öelda tutvuse kaudu saime oma käe järgi toonitud värvitooni ja peatselt on tegelikkuses võimalik kõigil seda saada ja päris kindlasti me oma nurgakivi saates tuleme selle teema juurde tagasi siis, kui see toonimine kõigile kättesaadavaks osutub. Viimistlemine nagu viimistlemine ikka käib pikki puidusüüd, aga nüüd
Selle seinalaudise puhul me rääkisime sellest alumisest kaldenurgast ja sellest, kuidas vesi võib siis sealt hakata üles ronima, kui ta on valesti lõigatud. Nüüd olgugi, et me tegime selle veenina, see ei tee kuidagimoodi vähem tähtsaks seda, et see laudise otspind oleks ülihoolega viimistletud. Selle otspinna viimistlemisel on kohe näha, kuidas see värv imendub sinna puidu sisse. Ja minu soovitus on alati see, et kui te näete, et ta siin imendub, pange juurde. Imendub veel, pange veel juurde. Sisuliselt nii kaua, kuni seda sinna imendub mõistuse piires loomulikult, sest see kõik, mis sinna sisse imendub värvi näol, on see, mis takistab hiljem sinna vee imendumist. Kruvide valikust loomulikult, kuna meil on antud hetkel hoone, mis läheb õuetingimustesse, see ei ole tubane mööbel, siis kruvi valik peab olema õige. Alati kruvikargi pealt otsige seda punast märki, kus on siis kruvi pilve all. Välistingimustesse alati välistingimuste kruvid. Selleks, et kruvid saaksid ühele joonele, tasub nad ka ühele joonele panna. Selleks on väga lihtne moodus. Tuleb kasutada näiteks vesiloodi või laserit, kellel on käepärast mugava jalaga ja teha endal need märked selle kohta, et kuhu need kruvid siis tulla võiksid. No selliselt need lauad seina saavad, jääb vaid üle ka ülejäänud kruvijoonte märked teha ja lihtsalt kõvasti kruvimist. Aga enne kui ma lõpetan, annan ma kaasa ühe soovituse veel, nimelt see, kuidas pidi lauda seina panna. Kui me räägime nüüd laudise panekust seina, siis üldjuhul pannakse seda väga palju horisontaallaudist, mis on juba profiillaudis ja tegelikult ei saa valida, kuidas pidi seda seina paned, sest et profiil on teatud pidi lõigatud. Kui käib selline kuuriehitus, siis saab teha asja nii, nagu tehti vanasti, ehk et vaadati ka seda, kumb laua külg väljapoole jääb. Ja tegelikkuses, kui me nüüd vaatame siin ühe laua näitel, siis on näha, et selle aastarõngad on üldjuhul alati selliselt, et üks on nii-öelda selle kumeruse külg ja teine on nõgususe külg. Ja väljapoole võiks alati jääda see nõgususe külg. Põhjus on väga lihtne. Nimelt väljaspool saab laud niiskust, päikest, tuult, ehk siis kõik need rohkem karmid mõjuvad jõud tulevad väljast poolt ja see välimine külg laual annab rohkem paisuma ja kokku tõmbama kui see sisemine külg laual. See on üks põhjus. Teine põhjus on see, et kui see laud nüüd sedapidi seina panna, siis kuivamisel ei tõuse need servad liigselt irvakile. Pigem on see laud alati teistpidi natukene kaardus ja ta on ilusti vastu seina. Nii et siin on mitu põhjust ja kui teil on selline laudise töö käsil, kus saab valida seda külge, kumba pidi lauda seina panna, siis jätke alati puu südame pool väljapoole.